ja ma palun siia oma hea endise kolleegi Keskkonnaministeeriumi kantsleri Andres Talijärve rääkima siis, kuidas ministeeriumi kõrge ilusa tipu pealt näeb välja see maastik, kus me praegu oleme taastuvenergia valdkonnas. Aitäh! Kas ma olen juba sisse lülitatud või? Tegelikult, kui Olavi mulle rääkis, siis ta ei olnud üldse, et ma peaksin mingi ettekande tegema, vaid ütles, et ma pean avasõnad ütlema ja kõiki tervitama, kes on kokku tulnud. Ja seda ma muidugi ka hea meelega teen, et te siin arutate nii oluliste asjade üle. Ja kummastav on see, et kui seda tänast üritust planeeriti, see oli keset suve, kuskil juulikuus ilmselt. Et siis ja räägiti tänasest päevast. Ja huvitaval kombel, et selle planeerimise käigus suudeti ajastada see konverents nii õigele ajale, sest täna kell 2 hakkab Riigikogu täiskogu arutama Pariisi kliimakokkuleppe ratifitseerimist. Ja suure tõenäosusega nad jõuavad järeldusele, et teine lugemine tuleb lõpetada selliselt, et saadetakse see ratifitseerimise seadus siis Kadriorgu, et meie värske president saaks sellele ka omapoolse õnnistuse kaasa anda. Mis iseenesest on ju väga, väga suur sündmus meie jaoks. Kui me mõtleme nüüd natukene tagasi selle Pariisi kliimaleppe loole, et siis eelmise aasta detsembris 195 riigi esindajad tulid kokku ja leidsid, et õigemini nad käisid ikka ennem väga pikalt koos, aga siis detsembrikuus nad suutsid jõuda kokkuleppele, et midagi peaks ikkagi tegema hakkama, et kui asi nii edasi läheb, et siis lisaks sellele, et meie looduslikud jõud, siis vulkaanid, kõik muud, mis nendega kaasnevad, paiskavad, orkaanid paiskavad õhku väga palju kasvuhoonegaase, et siis vähemalt need tegevused, mis on seotud inimeste poolt toime panduga, et nende osas võiks siis hakata kuidagi nagu tagasi tõmbama või kontrolli sisse viima. Ja esialgu ta tundus, et okei, et lepiti kokku ja eks siis vaatab, mis asjaga edasi saab, aga tänaseks on asi siis nii kaugele jõudnud, et üle 50 riigi esindaja üle 50 riigi on selle kliimaleppe ratifitseerinud ja oluline asja juures on see, et need üle 50 riiki on siis ka väga suured kasvuhoonegaaside tootjad, ehk siis nende see üldkogus kokku vist mälu järgi oli 57% või midagi sinna kanti. Nii et tegelikult on midagi juhtunud. Et kui nüüd keegi tuleb mulle tänaval vastu ja küsib, et nüüd Riigikogu täna ratifitseeris kliimakokkuleppe ära ja president kirjutas sellele ka lähipäevadele alla, et mis siis meie elus nagu homme muutub, siis kindlasti peaks vastama, et homme ei juhtu veel midagi. Ja ilmselt ei juhtu ka ülehomme, aga me seame endale eesmärgid, kuidas siis meie poolt kliima mõjutamist natukene leevendada. Ja lisaks sellele, et Riigikogu arutab meie kliima kokkuleppe või see ratifitseerimist, on valitsusele esitatud siis kliimamuutustega kohanemise arengukava ja kliimapoliitika põhialused, mis panevad paika siis nagu sellise teekaardi, et mis me tegema hakkame, mis on meie poolt tehtavad sellised pikemad või lühemad sammud. Ja kindlasti see põhieesmärk, millest me nüüd väga kõva häälega saame rääkida, on see, et me tahame oma CO2 heidet võrreldes 92. aastaga. Kuidas? 90. aastaga vähendada 80%. Igavene vahva eesmärk. Kui me sinna sisse hakkame mõtlema, siis muidugi, et eks me siin natukene vist, kuidas ma ütlen, kasutame ära seda, et 90. aastatel Eesti riigis oli keskkonna saastamine hoopis teisel tasandil, kui ta oli mõned aastad hiljem. Et kui meil see
see algusaasta oleks olnud, nagu ma algusel siin eksitavalt ütlesin, 92 või 94, et siis meil oleks natukene keerulisem seda eesmärki saavutada, sest teate isegi, eks ole, kui riigikord muutus, siis see tõi enesega kaasa ka selle, et paljud ettevõtted, mis 90ndate lõpus veel väga tugevasti tossutasid, lõpetasid oma tegevuse ja selle tulemusena muidugi oli näha, et meil see asi paranes. Täna on muidugi seis selline, et me selle 80% vähenemise osas me oleme üsna realistlikud, me peame oma fossiilsete maavarade kasutamist vaatama just sellise pilguga, et võimalikult vähe oleks seal seda mitte kaasaegset tootmist ja minna üle selle peale, et ikkagi kui me midagi kasutusse võtame või midagi tootma hakkame, et siis jälgime seda, kui palju me selle tulemusena süsinikku siis vabastame. Muidugi on mõned riigid, kes on meist võtnud pikemad sammud ja on juba täna deklareerinud seda, et nad loobuvad üldse fossiilsete kütuste kasutamisest algul energeetikas, pärast ka transpordis. Ilmselt meie hetkel kindlasti oleme sunnitud kasutama ka fossiilseid kütuseid selleks, et oma energiabilanssi tasakaalus hoida. Mitte, et me ei saaks öelda, et kunagi aastate pärast lõpetame me ka põlevkivist energia või elektrienergia tootmise. Põlevkivi väärindamine selliselt, et sealt õli saada, on muidugi samm edasi, aga ega see on ka fossiilne oma olemuselt, nii et jälle tuleb mõelda selle peale, et kas meil on teda millegi asendada. Võib-olla me saame teda asendada siis biomassist toodetavate energiakandjatega, biodiisel ja nii edasi, nii et sellest ju räägitakse, selles suunas samme astutakse, uuringuid tehakse ja nii edasi. Nii et praegult on igal juhul lootus, et me saame oma plaanid pikemas või lühemas ja ka pikemas perspektiivis paika. Mul on siin näiteks selle keskkonna või kliimamuutustega kohanemise arengukava kohaselt meil on see rahastamise plaan alguses kuni aastani 2020 on 6,7 miljonit ja siis sealt edasi lähevad need numbrid järjest suuremaks, et rohkem välja töötada just neid tehnoloogiaid või otsida neid võimalusi, kuidas olla siis kliima suhtes sõbralikum ja mitte nii palju CO2 üles paisata. Mul on üks raamat siin kaasas. See on kirjutanud Jussi Akkonen ja see on kirjutatud juba aastal mõned aastad tagasi. Ja see on kirjutatud sellel ajal, kui hakati rääkima sellest, kuidas mets seob süsinikku ja üldse püüti nagu inimestele lahti seletada, et mida see süsiniku ringe endast õieti kujutab. See on mõeldud lastele. Ja siin lihtsate sõnadega räägitakse ära, kuidas 7 süsinikuselli hakkasid omavahel võistlema, et kes suudab kauem peidus olla. Ehk nad said kuskil üleval kokku ja siis kõik rääkisid sellest, et kus nad varem on olnud ja kõige vaiksem või kõige tagasihoidlikum oli üks süsinikusel, kes oli olnud lehmakõhus väga lühikest aega, aga sealt oli välja tulnud ja siis tema tegigi selle ettepaneku, et hakkame peitust mängima, et lähme siis kuskile sellisesse kohta, et meid üles ei leita. Ja selle raamatu põhjal on muidugi see süsiniku sidumine seotud rohkem nagu puiduga, et see poiss, kes läks männi ja puit, mille sisse nad peitu läksid, pidi olema mänd. Et see poiss, kes läks sisse männi tüve sisse, siis sellest tehti paberit ja pappi, temast tehti mingi kast ja lõpuks see kast lagunes ära, et ta ei olnud väga pikalt seotud. Siis mingi keskmine süsinikusell oskas minna jämedama palgi sisse, sellest ehitati maja ja tema selline peidusolek kestis pikemat aega. Üks läks ürgmetsa, peitis ennast mingi väga vana männi juurika sisse, aga see ka lõpuks hakkas kõdunema ja mädanema ja pääses sealt välja. Aga kõige kavalam süsinikusell siis oskas ennast ära peita kuskile raba männi juurika sisse ja kui see männi juurikas oli jäänud sinna rabasse
turba ja vee alla, siis tema oleks võinud olla seal maailma lõpuni ja veel paar päeva peale seda ka peidus, sest sealt teda enam nagu üles ei leita ja sealt nad nagu väga välja ei saa. Miks ma seda lugu räägin, ongi see, et selleks, et teha õigeid otsuseid ka mitte ainult ettevõtete juhtide ja Riigikogu liikmete ja muude otsustajate tasandil, vaid et teha õigeid otsuseid ka igapäevases elus inimeste tasandil, tuleks rohkem nagu lahti seletada seda, et mis see eesmärk siis ikkagi on. Et kui ma lähen koju ja olen kogu aeg mõelnud, et et ma olen niisugune keskkonnasõbralik, aga kui ma nädalavahetusel teen lõket, et siis ma virskan sinna kõigepealt mingi vana autorefi selleks, et tuli üles saada ja siis pärast tassin kõik oma poluester mööbli ka sinna otsa, et see kenasti ära põletada ja mõtlen, et nüüd on sellega kõik korras, siis see alateaduses inimesteni väga hästi vist ei jõua, et nad on toime pannud mingisuguse väära teo kogu maailma keskkonna suhtes. Ja selle tõttu ongi Keskkonnaministeerium endale lisaks sellele, et me tegeleme üsna palju igasuguste normatiivide, regulatsioonide väljamõtlemise ja ellurakendamisega, kedagi tahame karistada, midagi tahame keelata, mõnda tahame ka motiveerida, siis tegelikult ma leian, et me peame üsna palju mõtlema selle peale, et kuidas ühiskonnale seda asja ära seletada, et mis on see laiem eesmärk. Kuidas seda saavutada, mis on need igapäeva käitumise võimalused inimestel, et nad tegelikult oleksid kliima suhtes, nagu käituksid kliima suhtes paremini, kui nad seda muidu on harjunud tegema. Ja ma arvan, et siin on meil kõigil on üsna palju teha, sest see inimeste arusaamine ikkagi kliimahoiust täna on üsna primitiivne. Lihtsalt me oleme täna olnud sellises seisus ja väga paljudel juhtudel me ei oska seda hinnata. Jah, me võtame praegult oma kohanemise kavaga ette igasuguseid samme selleks, et meie majad muutuksid energiasäästlikumaks, et meie transport muutuks selliseks, et ta ei kasutaks enam nii palju fossiili. Kõik need sammud on õiged, aga selleks, et need sammud rakendada saaks, tuleks ka inimesi rohkem mängu kaasa tõmmata ja neile ära seletada, mis on selle asja mõte ja sisu. Nii et loodan, et see pole üldse huvitav slaid, et just seal, kus on see tänane päevakava, et võetakse läbi kõik need erinevad energiakandjad, mida on võimalik siis meile tuppa tuua või traati lasta või autosse panna, et siis see kindlasti on väga tänuväärne ettevõtmine, tahaks Eesti Energiat tunnustada selle eest, et te pidevalt selliseid ülevaatlikke asja korraldate ja inimestele lahti seletate, et mis siis toimuma hakkab, kuigi jah, ega see tänane kvoorum on selline umbes, et kui ma peaksin minema pagaritele seletama seda, kuidas saia teha, et siis ilmselt teie puhul on see sama teadmine, et kindlasti olete paljudes asjades väga erudeeritud ja teate, kuidas asjad käivad ja kuidas nad võiksid ja peaksid käima. Nii, aga nüüd ma sellega tõmbaksin oma avasõnad kokku ja annaksin Andole selle raamatu, et sa teaksid, kuidas süsinik metsas ringi käib ja ilusat päeva meile kõigile. Andres! Et tegelikult Andres on meie ajaga nii hästi kokkuhoidlikult ümber käinud, et mul päevakorra väliselt täiesti. Päike paistis silma. Et tegelikult päevakorra väliselt ma hea meelega annaksin ühe võimaluse äkki siin meie külalistele küsida midagi selles osas, mida Andres rääkis, sest tegelikult ühtepidi võttes Andres mainis ära, et kui kummaliselt heale hetkele kukkus meie keskkonnapäev, mille me juba pool aastat tagasi hakkasime planeerima, mina tunnistan ausalt üles, et me ei konsulteerinud nõid Nastjaga, et see lihtsalt juhtus niimoodi. Ja tema ei teadnudki. Jah, just, ja tema ei teadnud sellest mitte midagi. Aga teine asi, mis mulle nagu meelde jäi, oli see tore jutt süsinikupoistest, kes siis ennast ära peitsid ja mul tuli siis meelde üks lugu oma lapsepõlvest, kus
minu aja lastele tutvustati niisugust toredat poissi nagu Aatomik, aga see Aatomiku poiss täna ei ole ilmselt eriti populaarne enam. Kuigi tal oli hästi palju jõudu. Arvo Pärt tegi sellest isegi laulu ja see Aatomik oli küll väike, aga tal oli jõud oli suur. Hirmsalt palju jõudu oli, jah. Tõestis kõiki asju paigast, aga eks see ongi niimoodi, et me ju pidevalt areneme. See, mida me teame täna, on see, mida me võib-olla 20 aastat tagasi ei osanudki aimata, et asjad niimoodi käivad. Et me õpime ju kogu elu ja kui mul on siin 2 minutit aega, ma räägin ka enda viimasest positiivsest energeetilisest kogemusest ja mõtlen häbiga sellele, kui rumal ma olen olnud 20 aastat, et ma alles nüüd sellel sügisel tegin oma oma keskküttesüsteemi selliselt ringi, et panin akumulatsioonipaagi sinna vahele. Ja ma saan aru, kui suur on see efekt, eks ole, kui sa salvestad ja pärast kasutad seda aegamööda, mitte ei tee niimoodi, et korraga on, eks ole, mingisugune leitsak ja siis see jahtub aegamööda maha, nii et me õpime kogu aeg ja tark on muidugi see, kes õpib enda vigadest ja ka teiste vigadest ja rumal on see, kes ei arvesta kummagi vigadega, nii et eks need kogemused kuluvad meile kõigile marjaks ära ja see teadmine, et ikkagi maapõuest on võimalik tõepoolest palju sooja kätte saada, täna läheb see kuskile või jääb õigemini kuskile. Seda teadmist meil ju ka paarkümmend aastat tagasi nagu üldse ei olnud. Me ei arvestanud sellega, et on olemas mingisugused maapumpsüsteemid, millega on võimalik elamised soojaks saada. Nii et avastame seda maailma, mis meil võimaldab energiat säästa. Kusjuures sa ütlesid väga hea niisuguse väikse vihje tegid veel, et sa ütlesid, et sa said nüüd aru, kui efektiivne oli sinu otsus ja ma usun, et sa ei vaidle minuga, et seda ütles sulle sinu oma rahakott. No üks asi ütles rahakott, teine, kõigepealt ütles naine seda, maru hea on niimoodi, et muidu oli, et siis kui oli kütmine, et pärast kütmist oli niimoodi, et maru soe oli, aga hommikul mõnikord hakkas jahe ja siis, et praegult on niimoodi ühtlane temperatuur ja ma ei uskunud, et see asi nii äge on, aga siin on vaja inseneri mõtlemist rohkem, et mina olen oma hariduselt olen nagu metsainsener ja seda inseneri teadmist, kuidas soojust säilitada ja seda ühtlaselt kasutada, seda mul ei olnud ja mul ei olnud seda ka kellegi eest küsida, aga nüüd ma olen targaks saanud ja kokkuhoidlik ja naine kiidab. Nii et. Aitäh, Andres, veel kord sulle, ma nägin, et siin käsi ei tõusnud, siis järelikult ma lasen su nüüd vabaks, ma tänan sind nende tervitussõnade eest ja muidugi me võtame siit endaga kaasa selle, et me peame kuulama kõikide eriti tähtsate ja oluliste inimeste sõnumeid hästi hoolega. Just. Aga siin, vabandust, palun ütle kõva häälega mina tean sind, aga teised ei tea. Ma sind tean ka, isegi Talijärve tean. Telgmo Jaan on Eesti Looduskaitse Seltsist. See, et ma saan aru, et täna ei ole sugugi pidulik kogunemine, et Talijärv oli kole viisakas ja teretas ja soovis meile kõigile head tuju ja mida muud veel, aga äkki oleks mõttekas ka nüüd see kirves panna Eesti Energia pea kohale rippuma, mis Eesti eesistumisega kaasneb, kus need keskkonnaalased prioriteedid on ökoinnovatsioon ja jäätmepakett ja kliima, eks ole, kõigepealt. Kas on see asi, mida peab ütleme, riigi seisukohast vaadates pidama suureks ähvarduseks Eesti Energiale või on see suur võimalus või on see midagi vahepealset? Ta ei ole kumbagi, ta ei ole nii ähvardus ega võimalus, sest see eesistumine on muidugi sündmus, mis Eesti ametkonna jaoks tähendab üsna suurt pingutust. Samas on niimoodi, et ega me selle eesistumise ajal ei saa neid oma teemasid niimoodi väga palju esile tõsta või maha suruda. Et see, mis on praegult ikkagi lauale tõstetud, need failid, mida arutatakse, need ei teki iseenesest või need ei kao mitte kuskile ära, et see läheb täiesti nagu sellist loomulikku rada pidi ja need otsused, mis on täna nii võetud nii põlevkivi kasutamise või põlevkiviõli kasutamise muude energiakandjate osas, et me rahulikult nendega toimetame, et me kindlasti ei hakka nüüd eesistumise ajal, eks ole, tegema sellist Eestile sobilikku või ainult Eesti positsioonist lähtuvat revolutsiooni, et me ikkagi esindame eesistumise ajal ainult Eestit, eks, või ei esinda eesistumisel ainult Eestit, vaid me esindame kogu Euroopa Liitu. See on
see on see põhjendus, et miks me võib-olla jah, mõnda sellist ootust, et ohoh, et nüüd me istume ees, et keelame põlevkivi ära üldse või vastupidi, et hakkame seda väga suuresti soosima, et seda sammu ei tule. Aitäh, Andres, veel kord!